Apostel Paulus tahtsin ütelda, aga tegelikult Peetruse mõtted ütlen. Apostel Peetrus ütleb oma kirjas ühe sellise olulise mõtte. Ta kirjutab selle kirja nagu sellepärast, et hoida ärkvel puhast meelt. Ja selles uuemas tõlkes on see teise kirja 3. peatüki algus. Mu armsad, see on nüüd juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Mõlemas ma virgutan meenutamise kaudu teie selget mõistust, et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud ning issanda ja päästja käsku teie apostlitelt. Me elame praegu ühes sellises ajas, kus tegelikult väärtustega on omaette probleem. Just ühtede poliitikute sellist mõttekäiku ja arutelu kuulates tulin ka nagu selle mõtte peale, et mis on praegusel hetkel nagu oluline ja tähtis ka just Jumala rahvale. Millised väärtused on tähtsad? Kui siin ütleme, et tulevad Riigikogu valimised ja panen nagu selle mõtte praegu teie ette selliselt, et mis on see nagu, mis meid paneb kedagi valima? Mille järgi me vaatame? Kas me vaatame neid majanduslikke lubadusi või vaatame neid väärtusi, ütleme moraalseid ja üldse õigeid ellusuhtumisi ja mis on just kooskõlas Jumala sõnaga, mis asjad need on? Ja sest, et põhimõtteliselt on praegu selline aeg, kus meid tegelikult väga uinutatakse selle orjuse ja selle rõhumisega, et inimesed tegelikult oleksid mures oma igapäevase leiva pärast, maksude pärast, kui keegi lubab natukene maksude vabastamist, küll on hea, et on vähem. Ja nii nagu Egiptuses olev Iisraeli rahvas, kes olid, nad tegelikult ei kuulanud seda, mida Mooses tuli rääkima lõpuks selle oma ränga orjuse ja rõhutud meeleolu tõttu. Ja sellepärast see läks nagu kõik nagu mööda. Ja sellepärast nii, kallid, see on tegelikult väga oluline küsimus. Jumal paneb seda tegelikult tähele. Ütlen seda, et ütleme need viimased Riigikogu valimised, ma jätsin valimata. Sellepärast, et kui ma kammisin läbi, keda siin Võrus valida sai, leidsin sedasi, et ma ei saa valida sedasi, kui kes on naabrite vastu. Sellepärast mul oli nii kurb meel sedasi, et see oli see kõige tähtsam põhjus, et naabritega tuleb hästi läbi saada ja sellepärast elame siin kõrvuti. Kogu aeg mõtlen sedasi, et tõstad silmad taeva poole siin samas on niimoodi, et kui lennuk on taevas, siis seal tegelikult on see Venemaal. Kui lihtsalt vaatad flight radari pealt, saad väga selgelt aru. Me oleme nii kõrvuti ja nii lähedal ja praegusel hetkel on niimoodi, et neid suhted on lihtsalt rikutud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja see oli see põhiväärtus, mida seekord mulle Jumal lausa ütles sedasi, kuidas ma panen häält sellele, kes tegelikult lihtsalt halvasti räägib. Paljud asjad võivad olla õieti, mida nad räägivad, et perepoliitikad ja värgid ja suhtumised ja osad asjad on. Aga ma sain tookord väga selgelt, et Jumal ütles sedasi, suhtumine siin praegusel hetkel teistesse naabritesse, inimestesse, kes on ümberringi, see on nii olulise tähtsusega ja sellepärast oli nii, et jäi mul sellel korral hääletamata. Euroopa Parlamendi valimistel sain hääletada, sest siis oli seal neid ka, kes siiski olid sõbrad. Ja sellepärast lihtsalt räägin julgelt välja nagu seda, milliste, ütleme, vaata, kallid, ma ütlen, et need hääletamised ja asjad, ma ei tee neid inimeste ees. Vaata, ma arvestan sellega, et ma vastutan kord selle eest, mida ma tegin tegelikult kord Jumala ees. Ja sellest me elame tegelikult Jumala ees. Kõik, vaata, meil tuleb anda aru igast tühjast sõnast. Ja eriti, vaata, kui see on selline otsuse tegemine, et ma lähen päriselt tegelikult otsust tegema, siis on see selline lugu, et ma tahan päriselt seda teha. Küll oli õnnis aeg, ma mõtlen see aeg, kui Eestimaal meil ka oli see kristlik partei, siis ütleme, et põhimõtteliselt me ikkagi püüdsime nagu ütleme, nende väärtusi tõsta esile. Meie, ütleme, suhtumine Jumala sõnasse oli siiski meie nendes, ütleme, põhikirjades ja asjades tõstetud kõrgele ja oma õige koha peale ja inimestel me oleme puudulikud, see on omaette lugu. Aga vähemalt meie püüdlus oli nagu sellises õiges suunas. Ja sellepärast täna näed ka, lihtsalt Jumal on nagu tähele panemas seda, et millised ootused ja igatsused üldse siin on. Jumal on kammimas läbi seda maad ja rahvast ka praegusel hetkel. Ja ma usun sedasi, et vaata see väärtustesse suhtumine on tegelikult väga muutunud. Ütleme, et kui tuli see teine vabadus, inimesed tulid kirikutesse, inimesed tulid palvelatesse, inimesed tulid, ütleme, väga paljud tegelikult lihtsalt tulid sellel hetkel, sest
sest see vaimne atmosfäär, mis oli tekkinud, see võimaldas. sest et noh, ütleme, et üks see kommunismi vaim oli kukkunud, siis need teised vaimud ei olnud veel kohale jõudnud tulla, sest varsti hakkasid tulema igasugused, noh, ütleme, igasugused idast need igasugused vaimsused ja värgid hakkasid tulema kähku kohale. Muidugi väga ruttu tegelikult, kes kohale tuli, mammon. Ja sellepärast, et vaata, see tõsteti väga kohale. Ütleme, et vabanemishetkel mammon ei olnud tähtsal kohal. Inimesed tulid nõus, sööme kartulikoori ka ja vahet ei ole, tead, et peaasi, et vabadus. Ja see, vaata, see oli nii õige suhtumine, et see tegelikult garanteeris selle, et paljud inimesed tulid Jumala juurde, paljud kogudused sündisid, lihtsalt see vaimulik atmosfäär oli selline. Aga varsti see mammon tegelikult tuleb väga kavalalt ja kogudustena me aitasime kaasa selle koha pealt. Kui tagantjärgi me mõtleme sellele, et milline oli nagu see aeg, kui see vabadus tuli, mida kogudustes hakati rääkima tegelikult väga palju sellisest materiaalsest edust ja rahast ja kuidas ikka nagu rikas ja ilus olla ja nagu see maailma sõnum tegelikult tuli väga tugevalt, lihtsalt ka kogudustest tuli esile. Ja see nagu köitis inimesed arvasid. Osad läksid kogudusest ära, sest et osad tulid täitsa siiralt, et kui ma mõne korra kolmapäeval palvetunnis käin, et siis ma panen oma äri käima. Ja siis ütleb mulle siiralt näkku, aga mul ei läinud, ma enam ei tule. Sellepärast ma siin käisin mõned korrad sul palvetunnis, et te siin ju lubate sedasi, kui palvetame, et kes palub, see saab. Aga mul ei tulnud seda asja, tead. Ja inimesed, noh, ütleme, no nii siiralt käidi, nagu ütleme, kas või selliselt, et ma tulen ja lahendan sellise oma igapäevase elu asja ja oma äri asja ära. Ma kõrvalt vaadates, muidugi ma vahest vaatasin neid inimesi, ma nägin sedasi, jumal on sind küllalt õnnistanud. Ainult sa ei näe ta heategusid. Sellepärast, et see, mis on tegelikult nagu, noh, ütleme, su elus sündinud või kuidas need asjad kujunevad ja lähevad, aga see paraku oli nagu see selline olukord, et inimese silmad on tegelikult nagu lihtsalt nende asjade koha pealt nagu kinni. Ja see, vaata, see teema tegelikult on algusest saadik. Vaata, kui me ütleme, no ütleme, piibli lahti teeme, siis on see selline, see õigete lugu on selline, et vaata, võtame noaaegne põlvkond ja no on selline hetk, kus tegelikult on kurjus, on üleüldiselt on maailmas suur. Inimeste südamemõtted olid kurjad. Ja seal on isegi öeldud sedasi, et on räägitud just nagu sellest mõtte poolest, mitte isegi tegudest alati. Aga vaata, kus on juba see südame kalduvus on tegelikult on ju see suund, kui inimkond läheb ja sellepärast toaegne nagu see põlvkond sai ka hävitatud ja kõrvaldatud selle tõttu, et see just nõnda oli. Aga oli üks mees ja siis see oli selline mees, kes oli tegelikult väga siiralt tegelikult kõndimas koos Jumalaga. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime ka nagu, noh, ütleme, nagu mõelda selle peale, ma teen lahti neid õigete kirjakohad, kus ma lugesin siin. Sest et vaata, Jumal otsib tegelikult, et kas on niisugused aumehi, ma mõtlen, et isegi ma otsisin sõna, ma ei leidnud hästi nagu sõna, noh, vene keeles on see tselavekt sesti, tead, et noh, kes on aus, kes ei valeta, tead, no ütleme, kelle loomus on nagu seda just selline, võib-olla see aumees võib ütelda ka. Ja Noa oli seda oma rahvapõlve keskel, see 1. Moosese 6:9 ja siis on see niimoodi, mis on seal öeldud, ta kõndis koos Jumalaga. Mõtlen, et paljud asjad on, noh, ütleme, et mis vanasti olid niisugused loomulikud ütelda, nii nagu täna vend tuletas meelde, et meie, noh, ütleme, kui tulime Jumala kotta, me panime põlved maha, tead, sisenedes, eks, ennem kui istusime, eks, oli tavaline niisugune tava, oli selline asi. Ja see on, noh, ütleme, praegusel hetkel jäänud nagu kõrvale. Aga paljud asjad on jäänud kõrvale. Ega võtta, kui keegi, noh, ütleme, hakkab kellegiga sõbrustama praegusel ajal. Vanasti me ütlesime, et hakkas käima kellegiga. Aga praegu me ei ütle seda enam. Ta hakkab sealt sättima või ma ei tea, seal telefonis hakkab kuskile toksima sinna, tead, ta ei hakka mitte kuskil käima. Tal on lihtsalt seal üks koht, kuhu ta läheb, tead, eks. Ja see on täiesti selline, no nii, et see on nagu, noh, ütleme, nagu täiesti nagu muutunud, isegi see vanasti oli selline, et noh, kes kellega käib. Ja sellepärast võisid lugeda piiblis samamoodi, et Noa oli see, kes kõndis koos Jumalaga. Ja vaata, need armunud nagu kõndisid koos ja see oli nagu täitsa selline tavaline asi, et see nagu väljendus nagu sellest. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna me oleme ka siiski, vaata, me Jumala rahvana oleme sellised, kes me käime
ja sellepärast ärge jätke maha seda Jumalaga käimist. ja üks osa sellest käimisest on tõesti niimoodi, et me võtame kätte ja me tuleme Jumala kotta. ja läbi erinevate olukordade ja raskuste ja inimesed on seda tegelikult on teinud. ja sellepärast on see nii, et osad jäävad väga meelde, meil oli, ütleme, vend plaanil, kes oli, ütleme, Võrust siit 20 kilomeetrit on selline. Ta tuli armastusega Jumala kotta, naise pärast, naisel oli kahju sellepärast, et raiskab bussiraha, tead, et tuleb siia Võrrus ja Jumala teenistusele ja mis siis vend tegi, vend tuli sellepärast jalgsi. ja hääletas muidugi tee peal, aga sa mõtle, sa võtad 20 kilomeetrit jalgsi ette, et ka naisele veel meelepärane olla, et sa seda bussiraha ära ei maksa nõukogude ajal, ei tea, mis kopikat, kui nii ütelda selle koha pealt. aga sa tahtsid tegelikult koos issandaga käia ja sellepärast inimesed on teinud nagu neid oma sammusid selliselt ja sellepärast kiitus Jumalale, et see osa tegelikult ei ole ära lõppenud ja teate, küsitakse ühte huvitavat küsimust, ma hiljuti ühe sellise inimesega, ma arvan, et ma ei tea ju isiklikult inimese seisu, et kas ta on päästetud või päästmata, aga ühe arstiga, kellega lihtsalt kaupluses sain kokku vestlema ja meil oli, ta isegi ei tundnud mind ära, ma pidin ennast tutvustama, siis ta sai nagu pihta, aga siis ta juba arsti küsis, aga kas rahvast käib koguduses? No käib. Täna te olete siin. Ja siis mõtlesin, kui on aga küsimus. No mis see sind huvitab, kas siin käib või ei käi keegi, tead, eks? Et sa küsid keset kauplust minu käest, et kas sul rahvast käib koguduses? No käib küll. Kuidas sul läheb? Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me oleme täna ka, oleme tulnud siia sellepärast, et meid on tegelikult Jumal tõmmanud, me oleme need, kes me tegelikult käime koos issandaga. Ja sellepärast kiitus Jumalale, nii et see rahva osa tegelikult ka ei lõppe tegelikult ära. Nüüd on nii, et vaata, Jumal teeb meie juures, teeb tööd nagu põhiliselt ühe asja kaudu, et Jumala sõna külvamise kaudu. Ja seal on, ütleme, see Mattiuse 13. peatükis on see tähendamise sõna, kuidas Jeesus räägib sellest külvajast, kes läks välja külvama. Ja siis juhtub selle seemnega, seal on nagu need 4 põllumaad, ma lihtsalt natuke jutustan, see 13 peatükk, 19 salm ja sealt nagu vaatan. On need, kelle südames tegelikult tullakse ja riisutakse see külvatu ära. No see on see, mis kukub sinna kuskile tee äärde, see lihtsalt võetakse ja riisutakse, lihtsalt ära. Ja on neid, kes ütleme, et võtavad nagu selle vastu ja nagu rõõmuga aga see maa on nagu sellises mõttes on kivine ja et kui hakatakse sõna pärast rõhuma või taga kiusama, ta laseb ennast kohe eksitada ja võetakse ära. Ja siis on see niimoodi, et ja siis on need ohakad, kõik need maailma muretsemised ja rikkuse pettused ja kõik need ahvatused, vaata, millest ma täna juba ütlesin, et vaata, see ongi niimoodi, et tuli vabadus, tuli sõna kuulutamine ja siis tuli rikkuse ahvatus. Ja see tegelikult sai paljudele tegelikult sattuslikuks, sest et vaata, silmad läksid tegelikult nagu lihtsalt nagu selle peale. Ja siis on niimoodi, et jälle jäi see asi tegelikult viljatuks. Aga siis oli see üks variant sellest 4 põllumaast, kes heasse mulda siis külvati. See kuulis sõna, mõistis ja see kannab vilja. Aga tegelikult võiks ütelda kõik need asjad, ütleme, need teine ja 3. variant, ütleme, kus olid, ütleme, kui hakatakse rõhuma ja taga kiusama, ütleme see variant, eks, või siis need selle ajastu muretsemised ja rikkuse petlikkused, ütleme, et ei saa ütelda see esimene, et kus oli see nagu tee äärde külvatud ja kus lihtsalt linnud ära nokkisid väga kergesti, see variant nagu ei saanud olla, kus juba heasse maasse läks. Aga Need, kelle südamesse on ka see sõnum sügavale külvatud ja mis on hea maa, siis tegelikult sa saad ka kõik need kiusamised ja asjad, ainult see sind tegelikult ei puuduta. Sa oled lihtsalt nagu sellest asjast üle. Ja sellepärast täna on see julgustus selle koha pealt, et kallid, jääme nendeks inimesteks, kelle eludes on tegelikult väärtused oma koha peal. Ja sellepärast issand on jätkuvalt tegelikult seda otsimas, tema silmad jälgivad kogu seda maad. Ütleme, et võtsin Noa ajal, lähme kuskile, lähme Taaveti aega. Ja ma võtan lihtsalt laulu näiteks 14 või 15 võib mõlemad võtta, need on sellised, mis räägivad nagu neid mõtteid, milliselt tegelikult sellel ajal ka siis mõeldi ja oldi. 14 laul kõigepealt siis. Meelet ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Ja nad talituvad riivatult ja jõledasti, ei ole kedagi, kes te pead. Ja alati on olemas neid inimesi, kes lihtsalt ütlevad, et lihtsalt Jumalat ei ole. Lihtsalt Jumalat ei ole. Ja see oli selline variant, näed, kunagi
seal, kui seal üks mees, kes istus seal Siberis vanglas ja kui seal siis noh, see lektor, kes tegi selgeks, et vaimseid asju olemas ei ole ja siis oli niimoodi, et noh, pika loengu pidas ära ja kui ta selle ära lõpetas, siis kas küsimus on, no siis üks usklik mees, kes seal vanglas oli, siis ta noh, lõpuks ütles, et aga miks te siis rääkisite meile sellest, mida ei ole? Sellepärast, et ta tegelikult ei pannud tähele sedasi, et ta selle loengu käigus õpetas seda rahvast, et teil tuleb elada kommunismi vaimus. Ta ütles, et aga sa ise ütlesid, et vaimseid asju ei ole. Ja kus see kommunismi vaim siis saab olla? Ja ütles, et noh, terve see suur vanglas oli väga palju rahvast, kõik panid naerma tegelikult, et sa suutis selle lektori siuksesse tupikusse, öeldi kõik, lõpetame loengu ära, kõik laiali, kõik oma kohtadele tagasi ja kaduge minema siit ära. Ja ennem oli see, noh, usumees oli tegelikult seal nende vangide ja noh, need olid üsna niisugused rasked vangid, kes seal oli selline põlatud. Ta sai tegelikult selliseks aumeheks tegelikult, need kõigi nende vangide hulgas, kes tegelikult julges, noh, ütleme nagu üldse nagu oma mõtte välja ütelda, kes julges vastu hakata, kes julges tegelikult reageerida. Ja sellepärast, kallid, Jumal tegelikult ootab sedasi, et oleks neid inimesi, kes on tegelikult valmis, no ütleme, ka nende väärtuste eest seismiseks ja tõe väljaütlemiseks ka tegelikult kannatama siin selles maailmas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on jätkuvalt seda otsimas. Aga nüüd issand vaatab taevast inimlaste peale ja et näha, kas on mõistlikku kedagi, kes otsib Jumalat. Ja kõik on nad üheskoos taganenud, üheskoos läinud raisku, ei ole kedagi, kes teeb head, mitte ühte ainustki. No nii kurvad mõtted tegelikult, mida Taavet siin kirja ka paneb. Ja kas seda siis ei mõista need, kes teevad nurjatust, kes söövad mu rahvast, nagu süüakse leiba? Issanda poole nad ei hüüa, seal valdab neid hirm, sest Jumal on õigete sugupõlve seas. Viletsa nõude saadate häbisse, aga issand on ta varjupaik. Et Iisraelile tuleks pääste Sionist. Kui issand oma rahva vangipõlve pöörab, siis hakkab Jakob ilutsema ja Iisrael saab rõõmsaks. Tead, me elame siin nendes aegades, nagu Malachi raamatus lõpupoole on öeldud sedasi, et noh, et kas tasub Jumalat teenida, et mis vahet sellel on? Sellepärast, et õitsevad need õelad ka, kes siin elavad, noh, ütleme, et praegusel ajal on, ütleme, et see selline noh, ütleme, et ka viimane Ameerika president tuli, noh, et tema Ameerika suureks. No tegelikult see on üks halb sõna üldse, mida tegelikult ütelda, sest et kui loed Jesaja raamatu teist peatükki, siis kõigele suurele tegelikult Jumal teeb ühel hetkel lõppu. Sest kõik, mis tõuseb kõrgele. Ja sellepärast on see niimoodi, et see tundub praegusel hetkel on see noh, niisugune, et inimesed lähevad vaimustusse. Isegi noh, ütleme sellises mõttes tuuakse, kantakse üle, tehakse need punased nokamütsid pähe ja pannakse võib-olla noh, mitte Ameerika suureks, aga mingisugune teine lause, et noh, kui see mõtteviis nagu noh, ütleme nagu kuidagi hakkab nagu meeldima. Aga alandlikele antakse armu. Jumal paneb suurelistele vastu. Ja kui sa natukene mõtled sedasi, väga ohtlik tegelikult olukord on nagu sellise mõtteviisi järgi elada. Ja sellepärast on see nii, et ja sa võid ju palvetada, sa võid ju kutsuda seal sedasi, et teised pastorid käivad su ümber ja teete nagu sellele asjale siukese oreooli nagu sellises mõttes ümber. Aga tegelikult Jumal näeb nagu südameid, mis sul on tegelikult on mõttes. Kas sa teed seda päriselt või on see lihtsalt sulle selline, noh, selline ilus kate, mida sa enda peale võtad. No, kristliku parteiga me tegime päriselt tegelikult, me tahtsime issandat teenida ka ja olla ta sõna järgi asju ajamas siin selles riigis ka. Teised mõned erakonnad olid niimoodi, et nad nägid, et kuule, et see teised kristlased nagu noh, siin selles maailmas võib-olla jätavad hääled panemata neile, kui nemad ka ei näita seda välja. Mõni ütles, noh, et meil on koor, on kristlus. Täiesti selgelt oma loengutes oma vahel koldi koos, et ega meil sisu ei ole. Aga noh, meil see kest peab olema. Et noh, et täiesti oma vahel tunnistasid ja rääkisid, kui nad seda tegid. Ja siis olid igasugused, kõik käisid tegelikult kirikutes, kõik käisid noh, ütleme, enne valimisi eriti, no ütleme, et selline, peaaegu kõik olid kristlased ja mängisid seda mängu. Praegusel hetkel, ma võin üsna kindel olla selles, kui tulevad valimised, seda kristlaseks mängimist me vähe saame näha. Ütleme, et võib-olla kui keegi tuleb koguduse keskele, siis ta natuke seda mängib. Aga sellises üleüldises asjas, et noh, me seisame nende väärtuste eest ja me seisame perede eest ja me seisame abortide vastu ja me seisame eutanaasia vastu või tead, või kõigi nende valede asjade vastu, mis iganes on, noh, ütleme, noh, mida nii selgelt Jumala sõnast nagu näed.
siis on see selline lugu, et vaevalt, et neid väärtusi tõstetakse esile. Ja sellel korral on lihtsalt niimoodi see mammona lugu, nende maksude langetamised ja värgid tegelikult, mida meile lubatakse ja millega mängitakse, need saavad põhiliseks. aga täna ma ütlen sedasi, et kallid, mõtleme läbi seda, et mis on meie tegelikult väärtused. Kes võib tulla, võtame 15 laulu järgmise edasi, kes võib tulla külaliseks su telki ja elada su pühal mäel? See, kes elab laitmatult, teeb õigust, räägib tõtt oma südames, kes keelt ei peksa, ei tee teisele kurja, ei tõsta laimujuttu oma ligemise peale, kelle silmis on jumalatud põlatavad, aga auväärt on need, kes issandat kardavad. Kes vannub enesele kahjuks, kuid vannet ei riku. Kes oma raha ei anna laenuks, et kasu saada, ega võta altkäemaksu süütu vastu. Kes nii teeb, see ei kõigu iialgi. Ja me näeme sedasi, et see on puhas selline, ütleme, väärtuste lugu, mida tegelikult siin, Taavet hakkab kirja panema. No täielik väärtuste lugu. Ta mõtleb sedasi, et milline tegelikult inimene peab olema. Ja ta räägib seda, et tuleb elada laitmatult, õigust teha, tõtt pead oma südames rääkima, keelt ei peksa, no kõik need asjad. Ja kui oled midagi lubanud, siis tuleb seda igal juhul teha. Ja siis on ka rahaga, ütleme, et sa ei tee seda, et kasu saada ja ei võta altkäemaksu. Ja need olid sellised nii olulised tegelikult, põhimõtted, mida ta rääkis. Vaata, Jumal on väga, ütleme, täpne kaalude koha pealt. Ütleme, et just, et kõik mõõtühikud, on need vedeliku mõõtmised või kilogrammid, nagu meie nimetame, või mis ühikud nad iganes on, kõik need asjad, see on õpetuse sõnad 16:11 ja Esekieli 45:10 ja ma ei hakka neid kohti lahti tegema, või 3. Mooses 19:36 ja 5. Mooses 25:15. Ja väga tähtis oli tegelikult, oli see, et mõõtühikud oleksid korras. Milles oli küsimus? Et ei varastataks. Ja sellepärast on see nõnda, et ja praegusel hetkel on niimoodi, et et ütleme, kuidas on maailmas mõõtühikutega. Ütleme, et siis oli selline lugu, et elektrit ei mõõdetud veel sellel ajal. Ei mõõdetud sellel ajal elektrit. Praegusel hetkel mõõdetakse seda ka. Ja sellepärast on see nii, et ja me näeme, et kui täpseks on läinud nagu need mõõtmised ja siin mõõdetakse, mina ei tea, tundide kaupa ja kes millise paketiga siin elab, tead, see kõik on see niisugune hirmus mõõtmine käib kogu aeg, tead, eks. Ja ütleme nagu selle asja koha pealt. Aga Jumal näeb seda asja ka, kus tegelikult toimuvad petmised ja asjad. Ja ka selles valdkonnas on tegelikult need petmised on peidetud kuskil olemas. Ja inimesed on tegemas seda ja tahavad sellisel moel tegelikult rikastuda. Ja sellepärast on see nii, et kallid, Jumal paneb kõike seda tegelikult tähele, mis siin selles maailmas on toimumas. Ja sellepärast ei ole mitte kuskile kadunud see aususe printsiip tegelikult, mis on nii oluline tähtis. Ausus on tähtis, sõnapidamine on tähtis, suhtumised on tähtsad, suhtumised võõrastesse on tähtsad, vaeslastesse, ütleme, kõik need on jäänud oma kohale, lihtsalt kui Jumala sõnast loed, siis väga kindlalt Jumal muutumatult seisab nende asjade juures jätkuvalt. Näiteks, kes võtab vastu õige inimese, saab õige inimese palga, Mattiuse 10:41 on see mõte, on seal öeldud, eks. No nii, see on lihtsalt nagu inimeste vahel vastuvõtmine. Ma olen nagu seda vaadanud sedasi, et ma mõtlen, et me oleme Kristuse kaudu oleme õiged, ega me teistmoodi õiged ei ole. Meil on usuõigus, ega ütleme, et põhimõtteliselt ei ole ühtegi inimest, kes pattu ei tee. Ükski inimene ei ole selline, et kõlbab kuskile nagu eeskujuks panna absoluutselt, see on võimatu. Meil on üks õige, kes on meie eeskujus ja mis on Jeesus Kristus. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui sa võtad õige vastu, võta Jeesus vastu. Täna hommikul just, kui ma seda lugesin. Kes võtab vastu õige, saab õige inimese palga. Võtad selle õige vastu kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Lihtsalt sa võtad vastu Jeesuse. Aga see ongi selline lugu, et ega siin selles maailmas on niimoodi, et vastu võtta Jeesust, et tunnistada, et mina olen ka Jeesuse oma, tead, ja aga see ongi tegelikult teatud, kes tunnistab mind inimeste ees, seda ma tunnistan kord isa ja inglite ees. Selles on teatud pingutus, sest see maailm naerab selle peale, et kas teie ka siis usute tegelikult Jeesusesse. Aga kallid, nii see ongi see kitsas uks ja sellepärast on nii, et ole julge selle koha pealt, oled võtnud Jeesuse vastu ja ütle sedasi, et ma saan selle palga, ma saan selle õige palga, vaata sellepärast ma olen pärija, ma olen koos temaga, ma olen saanud lihtsalt sellesse olukorda. Me vajame tegelikult seda, me vajame sellist etalooni, me vajame seda,
seda, et noh, mis mitte kuidagi tegelikult nagu, kuidas ütelda, korrast ära ei lähe. ja sellepärast, ja Jeesus on kindla peale, ongi seda. Me peame olema niimoodi siin maailmas ja püüdma elada nii, nagu tema oli õige ja nii, kui tema oli püha, ja nii on ka meie asi tegelikult seda elada. Ja nüüd lauludest on veel mul siin üks koht, mis on märgitud, 11. laul, ja seal on 3. salmis on öeldud üks selline mõte, et kui alussambad maha kistakse, mida siis õige saab teha? Ja sellepärast on see niimoodi, et praegusel hetkel on ka, et paljud tõed tegelikult kistakse maha siin selles maailmas ja lihtsalt lammutatakse suhtumisi, arusaamisid. See meie maal on ka jätkuvalt, sellepärast on praegu, kas või see mehe ja naise olemine on praegusel hetkel, vaata, me istume siin, aga ütleme, meie selline ametlik riigi suund on praegusel hetkel, et praegusel hetkel lastele tuleb õpetada seda paljusust. Ja et ainult see nii ei ole ja tead tegelikult, kuidas ise tahate ja tead, ja ütleme, et täiesti niisuguse teise suhtumisega, sest seda ei ole praegusel hetkel muudetud ära. Vaata, kui oli selle, ütleme, Mordoka ajal seal Haaman tegi seaduse, siis tegelikult seadus tuleb muuta. Seal oli niimoodi, et hea küll, et Haaman sai ka ära tapetud ja üles poodud ja kõik, aga siis olid tegelikult veel, kuule, seadus tuleb ka muuta. Sest vaata, ja siis muudeti see seadus ära, siis läksid käskjalad jälle välja. Ja sellepärast on, see tegelikult on nii oluline ja tähtis, et õiged seadused oleksid olemas. Sest osad ütlevad praegu, need on juba tehtud asjad, et mis me enam nendega tegema, las nad praegusel hetkel olla, et me nagu ei tee sellest asjast välja. Kallid, tegelikult õigete asjadest tuleb seista ja sellepärast, ja kui neid alussambaid maha kistakse, mida siis õige saab teha? Me saame tegelikult oma selle õigust väljendada, nagu seda ja arusaamist väljendada oma valikute ja oma seisukohtade kaudu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal tegelikult paneb tähele sedasi, et mida meie igaüks oleme tegemas. Õiged on alati, võiks ütelda, maailmas defitsiidis. Otsitakse Soodomast, ei leitagi peale seal Loti pere ja ütleme Lotti, otsitakse noa, leitakse see noa, eks. Ja sellepärast ja niimoodi otsitakse siin ka samamoodi. Otsitakse neid üksikuid tegelikult taga, kes on. Ja sellepärast on niimoodi, et ega me oleme ka ju siin Eestimaal Jumala rahvana igal juhul oleme sellises vähemuses, nii nagu me oleme, aga tahan lihtsalt julgustada, jääme kindlaks selle koha pealt. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tegelikult paneb tähele, tuleb see päev, kus tehakse vahet vahele, õige ja õela vahel. Praegu on see aeg, et nagu ilmutuse raamat lõpeb, ütleb sedasi, et lugu on selline, et tehku õige veel enam õigust ja tehku see ülekohtune veel rohkem ülekohut. Täitsa nagu julgustus selle koha pealt, et see eraldumine, et see oleks täiesti nagu, kuidas ütelda, nagu selline selge, et seal ei oleks mitte mingisugust kahtlust. Muidugi nüüd ütleme, eriti selline rahustav laul on laul 37. Kui sind, ütleme, hakkab see maailm väga ärritama, mis siin kurja tehakse ümberringi, siis tasub aeg-ajalt lugeda seda 37. laulu. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein. Ja tead, ja meie vahest nagu mõtleme, et miks see heinaaeg veel tulnud ei ole. Et miks nad laiutavad, miks nad praegusel hetkel on. Tead, see on armuaeg lihtsalt nendele inimestele. Ja sellepärast on see nii, et Jumal teab täpselt, millal see lõikusaeg peab tulema. Aga kui see tuleb, siis nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda issanda peale ja tee head, ela omal maal ja pea ustavust. Just täna hommiku veel ühe oma pojaga rääkides ütles, et ma ei teagi, kes talle selle mõtte just ütles seda, et nagu seda peale teist maailmasõda, ta ütles, et jälle, et milline aeg oli tegelikult, et kuidas korraks tegelikult rahva kvaliteet tõusis. Lihtsalt selle koleduse järgi, aga tegelikult on niimoodi, et väga paljud õelad saavad hävitatud nendel perioodidel ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal on järjest tegelikult tegemas seda ja sellepärast tulevad need ajad. Ja mingis mõttes, ütleme nii, meie, ütleme, kes me seal peale sõda sündisime seal ja nagu minagi seal kuskil aastal 56 ja lihtsalt olid need sõjast, olid need mälestused ja jutud ja mõned metsavennad veel, kes olid järgi ja midagi lapsena nagu hakkasid mäletama. Tegelikult me elasime sellises mõttes ikkagi ühel väga heal ajal, sellepärast, et midagi väga koledat oli mööda saanud. Ja milline ausus oli. Veel oli Muuste koguduses oli ühe käega Mihkel, Torop Mihkel oli, tuletan meelde nime kaudu teda. Ta oli niimoodi, ta leidis tee pealt naela, ütleme, et nael oli tee peal maas. Ta läks teemeistri käest küsima, et kas ma võin selle endale võtta. Vaata, koguduses oli selline ausus, sa leiad naela tee pealt.
ja sul on niisugune tunne, et ma ei taha seda võtta endale niisama. Siinsamas oli, ütleme, üks perekond, kus siin, ütleme, poeg räägib oma isa koha pealt, kes oli meie koguduses, et tema tuli ja tassis ühe mingi puu metsast lohistas ära, mis oli. Isa läks, viis selle puu metsa tagasi, see ei ole meie puu, mida sa sealt ära lohistasid. Et ma viin selle metsa tagasi. Ja võtta, see oli selline, see aususe suhtumine oli selline, kuidas ütelda, see ei olnud mänguks. See oligi tegelikult, oli nii, selles ei olnud mitte mingisugust sellist teistsugust suhtumist, lihtsalt oldi ausad ja mõeldi niimoodi ja elati nagu selliselt. Ja sellepärast, kallid, täna näed, lihtsalt julgustan selle koha pealt, oleme tegelikult ausad, oleme rasketes olukordades ausad. Oli üks armas pastor, kes elas selle Leningradi blokaadi üle, tead, eks, ja kõik varastasid ümberringi, kui said ja sellel ajal, kui ütleme, nälg oli käes ja mingi kaalikaladu oli ja tema pani kaua aega vastu. Sellele, et mõtlesin, et mina vargile ei lähe, tead, et ma ikkagi olen aus, mis siis, et süüa ei ole, ja siis näed, et enne närib kaalikat, käis jälle varastas ja minul seda kaalikat ei ole, selle aususe pärast. Ühel korral andis järgi, läks ka ja jäi vahele tänu Jumalale. Ja ei saanud seda valestada. Jumal hoidis teda elus, ta tuli välja elusa ja tervena tegelikult ja tugevana selle keskelt. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, täna ma ütlen, et vaata, väärtuste eest tasub seista ja sellepärast on niimoodi, et see sõnum on täna nagu, et Jumal otsib neid, tegelikult hinnatakse ühiskonnas, hinnatakse neid inimesi, kellel on seisukohad. Ütleme, et näed, olin seal Nõukogude sõjaväes, kui mu peale seal kaevati sedasi, et Tekel on usklik, läks üks selle Sampoliidile kaevama. Vastus oli väga lihtne. Siis meil on üks mees, kes on põhimõtetega. Ja nendel ei olnud selle vastu mitte midagi, nendel kommunistidel. Nad said samamoodi aru, et keegi, kes on oma põhimõtetega. Ja see meeldis nendele tegelikult. Ja sellepärast on, kallid, ole põhimõttekindel, ole nagu selle, ütleme, Daniel oma sõpradega. Läksid sinna Paabeli vangipõlve. Ei roojasta ennast, ei kummarda neid kuldkujusid, tead, eks. Aga kui palvetada keelatakse, palvetame ikka. Et lihtsalt on sellised otsused, mis teatud asju ütleme, ei tee ja teist asja teed, mida ka keelatakse. Ja sellepärast on see nii, et ja lihtsalt teed lihtsalt põhimõttekindlalt seda asja, mis on Jumala ees, on tegelikult õige. Jumalat tuleb üle kõige kuulata. Kallid, me ükskord anname aru Jumala ees, mitte kellegi teise ees, me peame seda meeles pidama, me elame tegelikult Jumala ees. Kõik need vahepealsed ülemused ja värgid ja kes siin võivad olla tähtsad ja võivad kärkida, need kõik on tegelikult kadunud. Nad on kõik tegelikult Jumala kohtu ees kord inimesed. Ja sellepärast on see nii, et täna näed, kes me Jumala rahvana oleme, siis lihtsalt üleskutse selle koha pealt, et väärtused saagu oma koha peale au sisse ja sellepärast meie peame olema need, kes tõe ees siin seisavad. Ja kõik need teised meelitused, need varad ja rikkused ja asjad, mis iganes on, ei tohi meid tegelikult ära meelitada. Vaata, silmakirjatseja on Luuke evangeeliumis on üks selline 12. peatükis on selline huvitav ütlemine, et silmakirjatseja ei taipa, mis on tegelikult on õige. Asjad lähevad sassi, see on Luuka 12 ja 56 ja 57 salmid. Teen ka selle koha lahti. Ja asjad võivad lihtsalt meil sassi minna. Ütleme, siin on öeldud sedasi, et ajamärkide 54 räägib Jeesus juba, et te oskate näha ja mõista sedasi, et kuidas ilmateade tuleb, et kas tuleb raske sadu, kui te näete sealt pilvi lääne poolt tõusmas, tuleb raske sadu. Ilma ennustamine on läinud väga täpseks. Ennustati tänaseks külma ja tuli külm. Mudelprognoosid ja asjad ju vaatad, kõik mehmid ja asjad väga hästi tegelikult panevad need asju paika, näed, kuidas need külmad liiguvad ja kellaaegade kaupa ja sa tead tegelikult, et kuidas atmosfäär muutub ja kuidas need asjad sünnivad. Ja Jeesus ütleb, seda te oskate. Ja kui puhub lõunatuult, siis ütled, et tuleb kuumilm ja nõnda sünnib. Ja ta ütleb, aga te silmakirjatsed, maa ja taeva nägu te oskate ära arvata. Kuidas te siis seda aega ära ei arva? Seda nagu sellist Kairos aega, siin on just sellest Kairosest räägitud, et seda, millises ajas me tegelikult elame. Ja milline aeg praegusel hetkel on? Jeesus ütles, et tulevad nagu Noa ja Loti päevad. Ja siis on tegelikult, mis siis on? Siis on õigete defitsiit. Siis on tegelikult neid on vähe. Ja isegi vaata see ausus kaob ära, tegelikult see kaob ka lihtsalt Jumala rahva hulgast kaob ära. Kui me Vana Testamenti loeme, mis me loeme seal sedasi, Jumala rahvas teevad valesid asju, prohvetid tulevad ja räägivad. Kui me loeme Uut Testamenti, loeme Efesuse kirja või ärge varastage, ärge valetage, Jumala rahvale kirjutatakse seda.
ja sellepärast on see niimoodi, mitte midagi ei ole tegelikult ei ole muutunud, sest et vaata, see inimese selline vana loomus tegelikult on niimoodi, et no nii tahaks olla. vaata, Abimelek oli üks kuningas, kelle ees Abraham valetas. kui ta läks seal oma naisega, ütles, et see on mul õde ja tead, ja igaks juhuks nagu sedasi. sõna ütleb sedasi, Abimelekil oli vaga süda. Ja sellepärast Jumal sekkus, et ta patu sisse, et ta ei puudutaks seda Saarat. Ja lihtsalt Jumal hoidis ära. Ja sellepärast huvitav on lugeda, et see nagu tagurpidi, et kuule, seal võiks ütelda, see Jumala poolt kutsutu lubab endale tegelikult nagu valet. Ja siis on niimoodi, et meil vahest on nagu kristlastel nagu, kuule, valetas ka, petsid ka, et kas meie ka ei võiks. Tead, ei või. Sellepärast, et meie issand, kes on meie etalon, tema suust ei leitud pettust. Ja see on meie eeskuju. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil ei tasu nagu, üldse nagu inimeste peale nagu sellises mõttes orienteeruda. Meil on antud see, keda me järgime, kelle juurde me tegelikult tuleme. Ja sellepärast see on täpselt niimoodi. Ma mäletan, et kuidas inimesed tegelikult, suhtuvad, et näiteks kui kirikuõpetaja võtab pitsi ja seal kuskil matuselauas, siis teine ütleb, mina võin 3. Kui tema võis, siis kohe korrutad ära, et vaata, kui see pühamees võis seda teha, siis ma panen kohe rohkemaks. Ja sellepärast, kallid, sina tegelikult oled, kes me nimetame ennast kristlaseks. Kui sa mingi asjaga lähed kraavi või mina samamoodi ka, siis kes meid näevad, nad lähevad 3 korda julgemalt kraavi. Sest et lihtsalt korduda, see tähendab võib. Et lihtsalt on selline, see on lastevanematena, kuidas me oleme eeskujuks. Sest et kõik tegelikult kasvab, kannab vilja ja sellepärast see toob nagu sellise tulemuse. Kui nähakse selliseid õigeid eeskujusid, siis ka tegelikult see, võime uskuda sedasi, et see õige vili tuleb esile. 1. Peetruse 4:18. Peetrus ütles, et kui õige vaevu pääseb, kallid, ma usun sedasi, et me ei ole täna siin nagu sellise suhtumisega, et me oleme igal juhul need, kes me pääseme. Tead, sõna ütleb sedasi, et kui õige vaevu pääseb. Meil on vaja otsani püsima jääda. Me ei tea, millised kiusamised ja raskused meist üle käivad. Ja sellepärast seda päästet, milles me oleme, tuleb nõuda tegelikult kartusi ja värinaga ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna seda julgustus just saame. Ja sellepärast Jumal ootab seda, et meie oleksime need, kes me teeme siin selles maailmas, mis on õige ja kohus. Ja vaata, üks õige inimese tunnus on see, teate, kuhu ta alati jookseb? Ta jookseb Jumala juurde. Õige jookseb, see on õpetussõnad, see 18:10. Ja sellepärast on see nii, et kuhu meie tegelikult jookseme, kus on meie abi, kuhu me pöördume tegelikult nagu esimeseks. Ja nii ta on. Mida meie nõuame? Seal on niimoodi, et ütleme, et apostlite teod 3:14. Toon veel ühe niisuguse situatsiooni. Lihtsalt seal on, see peaks olema siis kindlasti Peetruse jutlus, kus ta seal räägib ja vaata, kuidas ta ütleb sellel hetkel, kui ta on seal Salomoni samas käigus rääkimas Jeruusalemmas ja ma loen siis selle, mis ma nimetasin, 14 salm, jah. Ja teie salgasite ära püha ja õige ning palusite, et teile kinnitaks mees, kes oli mõrtsukas. See oli valimised. Te salgasite ära püha ja õige ja valisite mõrtsuka. Seal oli valimise päev, oli 2 kandidaati oli, sest et oli niimoodi, et kas mõni kurjategija lahti lasta või Jeesus lahti lasta. Pilatus pakkus välja, et teie valik, et keda tahate. Ja nad palusid tegelikult, laseme mõrtsuka lahti. Ja see oli rahva valik. Ja inimesed nagu tegid, te salgasite ära püha ja õige ja valisite mõrtsut. Tapsite elu ülima juhi ja ka nad Jumal on ta surnust üles äratanud. Ja sellepärast on see need, kuidas ütelda, need valikud tegelikult, mida ütleme, inimesed teevad, need tegelikult lähevad täiesti nagu sellises mõttes korda. Ja sellepärast on see nii, et täna tuletan sedasi meelde, kõik, mida me tegelikult teeme, kõik on see, mida me teeme Jumala ees. Ja see ei ole lihtsalt inimeste ees tegemine, alati mõtle, kui pean otsust tegema, pean meeles, et see on ju Jumala ees. Ja nüüd on nii, et järgmine, ütleme, mõte siin oli, et üks mõrtsukas paluti vabaks. Vahest ollakse nagu hädas selle koha pealt, et miks riikide juhid ja asjad ja et miks nad mõõka kannavad, aga loe Rooma 13. peatükist, nad ei kanna mõõka asjata, nad peavad olema kurjategijatele nuhtluseks ja heategijatele kiituseks.
ja sellepärast on see niimoodi, et need asjad tegelikult on nagu sellises mõttes täiesti nagu omal kohal, mida nad tegema peavad. ainult kõik on sassi aetud ja sellepärast nimetatakse, kurja nimetatakse heaks ja õiget nimetatakse valedeks ja sellepärast on see asi on lihtsalt ära nii sassi pööratud siin selles maailmas, et meil on väga raske tegelikult vahest orienteeruda, et kus on see õige ja kus on siis see vale. aga õige jääb oma usust elama, see on, jätkuvalt on selline lugu. me oleme tegelikult õigeks saanud usu kaudu, peame lugema täna seda meie õigeks saamist meie endi koha pealt ka, et meil kuidagi valesti ei mõtleks. Apostel Paulus tuleb meile appi ja Rooma kirja 20. peatükist loeme endi kohta seda. Rooma kirja 3. peatükk ja 20. salm, tahtsin ütelda, ja 20. salm ütleb nii, seepärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta õigeks tema ees kedagi, sest seaduse kaudu tuleb patu tundmine. Ta arutleb selle koha pealt, et Vana-testamendi käsk ja seadus, mis oli, ta ütles, et selle kaudu tegelikult õigeks ei saa. Mille pärast ei saa? Sest et ainukene õigeks saamise võimalus oli seaduse kaudu ka, kui sa kõike seadust täidad. Ei ole mitte kedagi, kes kõike seadust täidab. Ütleme, Jeesuse koha pealt võib ütelda, ta tuli täitma, ta täitis kõike. Aga inimestena me kõik oleme, kui võta need 10 käsku ja seal on, kohe leiad sedasi, et puudujäägid tulevad. Seadusega ei saa. Aga nüüd on selline lugu, 21 salm, nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse, Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Ja sellepärast, kallid, me oleme õigeks saanud lihtsalt sellepärast, et me oleme selle õige vastu võtnud, me usume tegelikult Jeesusesse ja siin ei ole erinevust, kõik on pattu teinud, ilma jäänud Jumala kirkusest ja mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutaks varem tehtud patud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et meie praegusel hetkel, kes me, ütleme, siin oleme, meie õigus on tegelikult selle tõttu, et me usume issandasse Jeesusesse. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et see tõde on meieni tegelikult jõudnud. Mitte teist lugu meil ei ole. Meil on usuõigus, 5. peatükk kohe siin samas näha. Et me oleme nüüd saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, me issanda Jeesuse Kristuse läbi. Ja see toob meile rahu. Ja see 8. peatükki, need 30. ja seal salmist edasi, Paulusel on palju selle teema mõtteid. Aga keda ta on ette määranud, need ta on ka kutsunud, keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Ja aga keda ta on õigeks teinud, need on ta ka kirgastanud. Ja sellepärast, kallid, milline tegelikult privileeg selle koha pealt, et Jumal kutsub, Jumal teeb meid õigeks, Jumal austab meid ja võtta, siis läheb see terve 8. peatüki lõpp meile täide, et miski ei saa tegelikult lahustada meid Jumala armastusest. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et selline lugu on. Ja issand otsib tegelikult praegusel ajal neid õigeid, kes, ütleme, kes otsivad selliselt seda õigust Jeesuse Kristuse kaudu, kes siira südamega toetuvad selle peale. Jumal tahab neid võimsasti tegelikult aidata ja ta ei ole absoluutselt muutnud oma suhtumist, oma nendes tõotustes, mis on. Ja sellepärast nii on, et oma kohale jäävad kõik need moraali küsimused, kõik need ausused, kõik need ideaalid, need jäävad õige koha peale. Ja sellepärast on, kallid, niimoodi, et minu isa näiteks toon ühe kooli näite, teeb eksamit. Nõukogude aeg, kõik need suhtumised, kuidas on, ja siis ta vastas kahte moodi. Ma vastan teile niimoodi, kuidas te mind olete õpetanud ja kuidas te tahate, et ma vastama peaksin. Vastab selle mõtte ära, ütleb, aga siis ma ütlen sedasi, et kuidas asi päriselt on. Aga et hinde jaoks, et ma olen kuulnud, mida te olete õpetanud, et selle järgi te panete hinnet. Et õpetaja ju tahab, et ma tegin koolis seda samamoodi, kui tahtsid head hinnet saada, siis pidid kõik õpetaja isegi selle kõnepruugi kuidagi oskama ära tunda, et kui sa talle töö kirjutasid, siis sa pidid nagu tema kõnet matkima, siis teadsid, et 5 saad. Sellepärast, et vaata see, tead, see on hea, tead, see on ilusti, et sul läks täpselt. Ja kallid, sellepärast on niimoodi, lugu on selles, tunne hästi oma õpetajat, tunne hästi Jeesust.
saa tema kõnepruuk, tunne tema sõna, vaata tema mõttelaadi, vaata tuleb temaga tegelikult samastuda. vaata siis meil tegelikult läheb hästi. teda on saadetud siin selles maailmas meile just selleks teenäitajaks, õpetajaks, keda me tegelikult oleme järgimas. ja sellepärast aidaku tegelikult meid Jumal, et just see nõnda oleks. ja õige elu, kuidas see siin läheb, see läheb läbi raskuste ka, nii kui seal Mattiuse 10. ta räägib sedasi, et kiusatakse taga ja viiakse maavalitsejate ette ja kõik need olukorrad ja püha vaim tuleb appi sellel tunnil ja märtrid ei kao mitte kuskile. märtrid, kui loeme ilmutuse raamatust, märtrite täisarv peab täis saama. ootavad sedasi, et noh, kuule, millal me juba pääseme. ei ole veel kõik ja sellepärast kõik see tegelikult ütleme siin selles maailmas on. no ma ei ole eriti nagu jälginud, aga just, et nagu kuulsin sedasi, et vaata, et seal see Ameerikas tapeti see noor mees, ütles, et see on põhjustanud praegusel hetkel ärkamist, et paljud on tulnud tegelikult selle tõttu nagu Jumala juurde. me vahest ei saa aru, milleks see märtrite veri, aga selleks, et tegelikult see nagu äratab nagu teistes nagu midagi sellisel erilisel moel ja sellepärast on see niimoodi. Stefanos visatakse kividega surnuks, et Paulus saaks äratada. Sest ta nägi seda värki, ütles, kuule, mis värk see on, tead. ta seisab tõe eest, ta sureb rõõmsalt tegelikult kivirahe all. et seal on tegelikkuses on midagi rohkem, mida mul tegelikult ei ole. ja sellepärast need kõik olid tegelikult sellised mõjuvad asjad, et kuidas ka inimesi päästa. ja sellise hinnaga tegelikult on issand meid päästmas. jah, Jeesuse veri on see, mis meid patust lunastab, aga nende õigete selline käitumine ja usujulgus, see tegelikult on õnnistuseks ja julgustuseks teistele, kes elavad siin selles maailmas. nii et selline on see õigete saatus siin selles maailmas, et meil ei ole alati mitte kerge. aga see ei tähenda mitte seda, et midagi oleks halvasti, vaid me peame jääma usus kindlaks. ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal aitab kõigis olukordades, mis iganes me elus kätte tulevad. ja ise, ütleme, et ise mõtlen sedasi, varsti saab see päevade mõõt, see 70 aastat saab täis, nagu piibel ütleb väga selgelt selle koha pealt, mõtled tänuga Jumalale, et sa oled sitsadik usus hoidnud, siis ise mõtlen sedasi, Jumal, järjest vanemaks jään, aita mind püsida, mõned head 90-sed on eeskujuks sedasi, et saavad veel nagu olla nagu sellised ja sellepärast me tegelikult mõtlen, et mida vanemaks saame, seda rohkem vajame tegelikult Jumala armu. sellepärast, et oma jõu ja tarkusega enam ei saa. lihtsalt on Jumala armu vaja. ja siis mõtled sedasi, et Jumal, aita niimoodi elu lõpetada, et see oleks õnnistuseks. sest et kuidas sõna ütleb, et tähele tuleb panna seda elu otsa. Et kuidas ja nõnda järgida nende usku. ja ma mõtlesin, mul on suur vastutus, mul on 4 poega, mul on 14 lapselast. ja kui ma ühel päeval lahkun, millise tunnistuse ma jätan ja ma leian sedasi, et see viimane tunnistus, mida ma jätan, see on kõige tähtsam. Et ja mingi pärast ma juba nagu korduvalt mõtlen murega selle peale, et Jumal, et kas see saab olla hea, sest ma ei tahaks mitte kedagi kuidagi valele teele suunata. mõtlen, mu isad ja vanaisad on suutnud seda, et nad on niimoodi lahkunud, et nad on jätnud jäljed nagu selliselt, et me võime julgusega tegelikult nagu järgi minna, tead, et see tee on nagu kindel. ja sellepärast, kallid, nii me tegelikult siin elame ja me peame elama ja peame ka lahkuma täpselt selliselt, et selles jääks nagu see selline selge tunnistus selle kohalt maha. no vaata, kui inimesed lahkuvad, siis sageli on see küsimus, et no kuhu ta hing läks. aga Jumal tegelikult tahab seda, et me elaksime niimoodi, näiteks, et nagu Paulus ütleb, et ma tean, kellesse ma usun. Ütleme, kui mul isa ütleb sedasi, ta ütleb seal, kuskil, ma ei mäletagi, mitu päeva enne oma surma või seal ütleme, et paar kuud see haigust oli, see oli kindlasti vähem kui kuu, kus ta mul seda ütleb, oma lahkumist ütleb sedasi, sünnipäevaks olen taevas. Väga selgelt niimoodi räägib ta, et me oleme omavahel nagu räägime mingisuguseid asju, et siis ma olen seal. Sünnipäevaks, 12 aprill suri, 14 aprill on sünnipäev, oligi sünnipäevaks, oli taevas. Peale sünnipäeva varsti oli matust, et olime teda saatmas ja siis oli niimoodi, et mina mõtlesin, mida ma siin töinan. Ma ei nutnud mitte ühtegi pisarat, sünnipäevaks olen taevas. Sellepärast, et kui ta läks ja ta läks selles ajas, kui issand teda kutsus ja ma ei usu mitte midagi, et oleks midagi nagu oleks valesti. Ja sellepärast, kallid, vaata meie, nüüd vaata, kuhu me jõudsime selle jutuga. Me jõudsime elu ja surma teema juurde tegelikult, see on nagu see tähtus. Vaata, et need väärtused, see tõmmatakse nagu kokku seal. Kuidas meil täna on?
vahet ei ole nagu nende asjadega. Need on kõik niimoodi, et Jumal annab neid pealegi, otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, et seda kõike muud tegelikult antakse teile pealegi. ja sellepärast on see nii, et ärme pabista selle koha pealt, et kui me otsime Jumalat ja tema riiki, et siis midagi meil puudu jääks. mitte midagi tegelikult puudu ei jää, imeliselt Jumal on hoolitsemas. Ja imeline igavik seisab tegelikult ees, aamen. Nii, tõuseme ja oleme palves. Ja Isa taevas, sa näed täna need mõtted, mida olen püüdnud edasi anda, need on mu südames lihtsalt elanud ja olen neid püüdnud praegusel hetkel väljendada, aga Jumal, me täname sind, et sina oled tegelikult oma vaimu läbi meie kõikide juures tegelikult tegutsemas. Issand, me kõik tegelikult, keda sa oled ära päästnud, me oleme tulnud sinu juurde. Sa räägid kindlasti meile igale ühele meile arusaadavas keeles. Isa, me täname sind, et sa tead täpselt, millised kirjakohad, millised tõotused on meile vajalikud. Sa tead, millised näited ja olukorrad, mis elus on, mida me silmad peavad nägema. Jumal, ma tänan sind, et sa püüad kõige selle kaudu tegelikult meiega tegelda. Isa, kiituse, tänu ja ülistus sulle. Isa, me täname sind, et su sõna tõotus on see, et õigete seeme jääb maa peal püsima. Ja sellepärast, Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime täna lihtsalt olla usus vaatamas nagu selle tuleviku peale ka, nii kaua kui see maa siin püsib, siis Jumal, see õigete seeme püsib. Isa, me täname sind, et püsivad siin nende inimeste järeltulijad, kes on olnud ka siin konkreetselt selles meie koguduses, kes on olnud siin sellel maal kogudustes, kes on olnud sinu lapsed. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, me täname sind, et sina kaitsed, sina varjad. Ei ole nähtud õiget üljatuna ega nende lapsi leiba otsivat. Jumal, me täname, kiidame, ülistame sind. Ja me täname sind, Jumal, et me võime nii julgelt tegelikult vaadata sinu peale kõiges nendes aegades ja olukordades, mis on. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle ja me täname sind, Jumal, et kes sinu poole vaatavad, need ei tarvitse punastuda ja need ei jää mitte iialgi häbisse. Isa, kiitus ja tänu ja au ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.